120. juubel, et siis siin Toompeal otsustati lipukomisjon teha ja mul oli au seda registrikomisjoni juhtida siis. Et see oli see moment, kui Otepääl jälle need tuhanded Eesti lipud ja kui me mõtleme laulupidusid, et praegu viimased 30 aastat Eesti Lipu Selts, ütleme sellest 15 aastat on alati hoolitsenud selle eest, et laulupidudel kõlaks Eesti lipp ja et laulupeo rongkäigus ja et laulupeo väljakul need 3 lippu, need on Eesti Lipu Seltsi poolt kingitud nüüd juba 3. laulupidu ja tantsupeole samuti Kalevi staadionile oleme sinna kinkinud. Nii et meil on nagu see ühine tegemine, ühine traditsioon, nii nagu ma mainisin, et laul ja lipp on ühendatud, laulupidu ja lipp, need on 2 asja, millest me alati räägime, kui me räägime Eesti asjast. Kuidas tänast lippupäeva traditsioon on olnud siin suvisel ajal tulevad koorid, isamaalised organisatsioonid kokku ja oma lippudega ja peetakse pidulikke kõnesid, aga kui me vaatame ajalukku natuke tagasi, 89. aastal, kui Jüri Kraft siis oma naistega õmbles esimesed 30 lippu ja 24. veebruaril siis 1989, kui väga veel ei tohtinud rääkida, see lipp lisati Pika Hermanni torni. Nii et meie jaoks on see suur pidupäev. Te olete lipuga tegelenud. Mis lipu juures teid võlub? No Eesti lipp on kõigepealt ilus lipp. Meie Eesti Lipu Seltsi moto on, et kaunistagem Eesti kojad 3 koduvärviga ja nii nagu Eesti Lipu 50. juubelil 1934 oli, et kui ma vaatasin arhiivist tollal, kui oli vaja kokku panna see ajalugu, mille me ka siia täna oleme 3 keeles, eesti, vene ja inglise keeles välja pannud, et kui algul oli, öeldi mõningad tuhanded talud, kus oli Eesti lipp ja lipu siis mast, et siis 34. aasta selle lipukomisjoni töö tulemusel öeldi, et juba üle 200 000 talu omas seda Eesti lippu, sellepärast et riigimetsast oli õigus võtta siis see lipumast. See, mida praegu lipuvabrik siis paneb paika ja need lipumaste majade juures, et tollal siis riigimetsast võeti ja sinna siis külge pandi Eesti lipp. Peale ilu kindlasti Eesti lipp on alati ühendanud eestlasi. Nii rasketel aegadel, on see siis läbi Vabadussõja Peterburis, Petrogradis, kui need 40 000 eestlast juba aasta ennem Eesti Vabariigi väljakuulutamist marssisid nende lippude all, nõudes autonoomias. Nii et lipp on kindlasti alati olnud eestlasi ühendav ja see on üle maailma nii. Palun. No niin. Yes, okay,